Lugupeetud eesistuja, härra peaminister, austatud kolleegid. Kõigepealt ma õiendaksin seda meie ees vastanud peaministri selgitustest, et mitte tema õigus, vaid lausa tema kohustus on anda meile vastuseid. Mina oma küsimusele paraku vastust ei saanud. Ma küsisin selgelt, ma arvan igale ühele arusaadavalt, miks valitsus ei käivita adekvaatseid meetmeid ja ei käivita siis ka meie vastavaid organeid, et lõpetada viha õhutamine ja Eesti-vaenulike seisukohtade esitamine venekeelses Delfis. Selle vastust ma ei saanud. Aga kuna kogu vastamine kujunes suuresti minu personaalküsimuse arutamiseks, siis ma arvan, et mul on kohane jagada pisut selgitusi. Kõigepealt selle kohta, mida ma siis seal Tõstamaal, ja paluks öelda Tõstamaal, mitte Tõstamaal, sest kohalikud ütlevad Tõstamaa, mida ma seal Tõstamaal siis rääkisin. Kõige muu kõrval, me olime seal kokku Henn Põlluaasaga, 2,5 tundi kindlasti vastasime inimeste küsimustele ja vestlesime nendega. Kõigepealt esimene süüdistus, et ma olen öelnud, et me astume Euroopa Liidust välja. Jutt on natuke pikem. Ja jutt on sellest, et kui Euroopa Liit liigub edasi föderaliseerumise suunas, kui Euroopa Liit tähendab meie jaoks üha uusi ja uusi immigrante ja suveräänsuse üha suuremat delegeerimist Brüsselile, siis võib kätte tulla hetk, kus me oleme sunnitud Euroopa Liidust lahkuma. See on korrektne selgitus sellele, mida ma ütlesin. Teiseks, kui ma ütlesin, et meie töövõit on see, et piirilepingut pole sõlmitud, siis see on õige. Me oleme kindlasti andnud oma panuse sellesse, et piirilepingu ratifitseerimine on praeguseks kalevi alla pandud. Me ei pea seda päriselt ja ainult oma teeneks, kuid meil kindlasti oma osa selles on. Sest vastasel korral, see hea ilma poliitika, mis kestis siin majas seni, kuni 2 uut erakonda Riigikokku said, on lihtsalt lõppenud. See on uus normaalsus, palun harjuda sellega. Nüüd ei käi asjad ludinal rohelise nupu peale vajutamisega, nüüd käivad asjad keerulisemalt. See on kindlasti meie teatud töövõit. Meie töövõidud, mida ma veel nimetasin, on see, et tänu meie sitkele vastuseisule ja ühiskonna mobiliseerimisele on praeguseks Eestisse saabunud ainult hetkeseisuga 7 immigranti. Me ei nimeta neid pagulasteks, sest me ei tea. Võib-olla mõni nendest on ka pagulane, enamik nendest on immigrandid. Ja me jätkame seda sitket vastuseisu ja ma annan tormihoiatuse. Me ei kavatse ainult sõnades piirduda vastuseisuga. Seda teiseks, meie töövõit on kindlasti ka see, et ei ole vastu võetud kooseluseaduse rakendusakte. Eks te muidugi alt hõlma püüate siin igasuguste initsiatiividega seda kõrvalteed köögiust leida, aga eks me hoiame ka selles suhtes silmad kõrvad lahti. Ja kui te arvate, et inimestele ei meeldi see, et me võime raporteerida niisuguste edusammudest, siis te eksite. Mitmelgi pool on rahvas need seisukohad vastu võtnud aplausiga. Võtke heaks või pange pahaks või makske kinni. Ja mis puutub siis Venemaaga heade suhete sisseseadmisse. Kui valitsusjuht peab seda riigi reetmiseks peaaegu, siis see valitsusjuht peaks kohe, täna, praegu siin kirjutama lahkumisavalduse ja ära minema. Sest Venemaaga normaalsete suhete omamine on meie julgeoleku kõige suurem garantii. Ei maksa arvata, et see oleks kuidagi tähtsusetu. Aga see, mida ma tegelikult ütlesin, on jällegi natuke pikem ja keerulisem. Ma ütlesin nimelt järgmist. Piirilepingu ratifitseerimise puhul oleme me eelkõige huvitatud sellest, palun lisaaega, et Venemaa tunnustaks meid 3 minutit lisaaega. Järjepideva riigina, mis on sündinud Tartu rahulepingu alusel, tunnustaks 50-aastast okupatsiooni ja oleks nõus selle eest ka vabandama ning möönma, et see on olnud inimsusevastane kuritegu meie rahva kallal. Ja kui Venemaa saab sellise valitsuse, kes on selleks valmis,
siis on võimalik ka Eesti ja Venemaa vahel normaalsete suhete, heade suhete sisseseadmine. Nii et teie koputaja Andrus Karnau, kes seal kohapeal viibis, on teile väga valikuliselt edastanud seda, mida koosolekul räägiti. Palun parandage oma koputajate kvaliteeti. Palun, et nad esitaks teile täisraporti või lindistuse sellest, mida räägiti, siis te saate teinekord rünnata paremini. Aga lõpetuseks, ega siis minuvastane rünnak siin praegu, minu personaalküsimus ei ole ka niisama õhust tulnud. See on ju seotud presidendivalimistega. Teil on tõsine hirm, et teil ei õnnestugi äkitselt oma käpiknukku jälle Kadriorgu sokutada ja siis läbi viia kogu selle putinliku võimuvertikaali ülesehitamine Eestis, kus Kadriorus on teil käpiknukk, Riigikogu saadikud võivad töötada ka kohalikes omavalitsuste volikogudes, territoriaalreform on läbi viidud niisugune, et oleks võimalikult vähe omavalitsusi, kuhu panna oma, no kuidas öelda, politrukid paika, et terve riik oleks teil taskus ja teie kontrolli all. Teate, me teeme kõik, mis meie võimuses, et teie rongi kraavi lasta. Aitäh!